Kas te olete kunagi poes vahetusraha saades uurinud, millised mündid teile tagasi anti? Kui ei, siis võib-olla tasuks, sest nii mõnigi 2 eurone on väärt palju suuremaid summasid, kui meile esialgu tundub. Sa ütlesid, et sul on üle 100 neid münte. Kas on ka mõni selline, mis sulle endale kõige rohkem silma jääb või millised sulle endale kõige rohkem meeldivad? Kõige rohkem meeldivad ikka Eesti omad. Pääsuke, rukkelill, laulupeomündid, siis see aasta tuli see raamatu. Münt, see on ka ilus. Kas sul on ka tulnud olukordi ette, kus sa oled poes küsinud, et näidakame 2 euroseid? Ei, mitte kunagi. Ei, sellist ei olnud. Aga kui antakse tagasi raha, siis ikka vaatan üle, kas selline on. Ega lapsed ka teavad, ega mees ka teab, et siis vahest ikka saadavad, kas on selline münt olemas. Sinu rukkilille mündid on väärt 5,50 tükk ja sul on need lausa 4 tükki. Ikka ei tule sellist tunnet, et tahaks võib-olla maha müüa? Ei tule. Ma ei vaata neid äppe, tõesti ei vaata. Enda jaoks. Lihtsalt nad on ilusad ja mitte midagi muud. Raha sellest teha ma küll ei taha. See on kuidagi nagu juba omaks võetud ja need on minu mündid ja küll nagu vahetada ja müüma ma neid kindlasti ei soovi. Isegi kui sa tead, et mõni on äkki mitusada eurot väärt? Alas ta olla. Äkki mõni aasta pärast ikka läheb veel kallimaks. Kogujad alustavad mündikorjat juhuslikult, näiteks poes saadud vahetusrahast, kui mõni erilisem münt kätte satub. Ma sain ühe salajase koguja käest 44 2 eurost münti, mida ma teile veidi tutvustada tahaks ja ma toon siia ühe võrdluse. Siin on siis 44 münti, mille väärtus on justkui meie poe mõttes, millega ma ostlema läheks 88 eurot, kuid nende tegelik väärtus on 315 eurot. Näiteks siin on üks Soome münt, mis on üks puu ja selle väärtus on 75 eurot. Nii et tasub neid münte vist korjata küll, kui saab sellist saaki vahepeal. Siis samamoodi on siin ka üks kriipsujuku, mis tundub täitsa populaarne münt, aga selle väärtus on 13 eurot. Nii et tuleb välja, et kui ma neid münte siin analüüsisin, siis peaaegu iga münt on väärt rohkem kui 2 eurot ja 20 senti, ehk siis kasumisse jääte igal juhul, kui te neid korjama hakkate. Haruldasi münte võib aga leida ka täiesti tavalistest kohtadest, näiteks kassasahtlitest, kuhu inimesed münte iga päev tagasi annavad. Me tulime toimetuse alla vaatama, et kas siin kohvikus leidub ka tegelikult siis ägedaid 2 euroseid. Ja ma tahtsingi sinu käest uurida, et kui palju käiakse siin münte vahetamas või kas sa ise ka tead, et need mündid on haruldased? Tean küll aga ei vahetamas niimoodi ei käida, aga mõni püsiklient ikka saab ka siin hiilida siia sahtlisse. Enamus inimesi ikkagi maksab ju kaardiga. Sularahamakseid on nii minimaalselt. Kusjuures väga huvitav on see, et need mündid, kõik mündid on väärt rohkem kui 2 eurot. Jah, seda ma olen kuulnud, aga ma ei ole sellele tähelepanu pööranud. Hea koht, kus lisaraha teenida. Jah, täpselt. Aktiivsemad kogujad leiavad 11 peamiselt Facebooki kogumisgruppidest, millest populaarsemal on ligi 6000 liiget. Kogujatele on abiks ka mobiilirakendused, kus saab kogutud münte nimekirja kanda ja nende väärtust hinnata. Proovisingi järele, kuidas münte rakendusse sisestada. Tuleb välja, et iPhone'i kasutajatel on seda mündi kogumist tõesti veidi kulukam teha, sest ka ise proovisin ja need äpid on meeletult kallid, tegelikult isegi 5–10 eurot ja need ei anna ikkagi täpseid summasid, mis need mündid väärt võivad olla. Aga Androidi kasutajatel on mul head uudised, sest et Euro Collection on täiesti tasuta Androidi kasutajatele, mis tuvastab siis ära sinu mündi väärtuse, mis aastal see on, mis riigis see on, ehk siis ta on hästi mugav kasutada ja siia saab väga mõnusalt koguda enda münte ja kogu aeg pidevalt jälgida, palju on siis puudu, mis on juba olemas ja samuti mida võiks vahetada, ehk siis mis korduvad. Nii et järgmine kord, kui te saate poest vahetusrahaks 2 euroseid münte, tuleks neid tõesti natukene pinksamalt uurida, sest et siin võib peituda lausa väike varandus.